siin lava taga on siis VIP-tsoon, kus ka meie viibime ja näiteks selles telgis on lava peal maasikad, on karastavad joogid ja siit ootas oma järge ka Buranovski baabuski, kui nad läksid rahvast üles kütma ja vasakut kätt minust on teine VIP-telk, kus siis ootab oma lavale minekut teine Eurovisiooni staar Aleksandr Rõbak. Kindlasti tahab televaataja teada, mida sellisele artistile ka nendes telkides pakutakse. Lähme vaatame järele. Kast küpseid Setomaa maasikaid. No, ma arvan, et keegi ei näe. Ma võtan siit ühe ja pistan oma ahna käekesega suhu. Maitse on super. Siis on kuulsusele pandud pakk viinamarju, pakk soolapähkleid, loomulikult näo pühkimiseks ja suu pühkimiseks siis salvrätikud ja ohjeldamatult värska vett. Aga artisti päralt on veel ka teine ruum. Eemaldame saladuselt katte ja vaatame, mis seal on. Nii keegi ei näe, ma nüüd lükkan selle katte kõrvale. See on siis Aleksandr Rõbaki puhkeruum. Siin on tal peegel ja loomulikult teeb ta siin ka grimmi ja kui ta on head ja paremat maitsnud, siis puhkab ta lihtsalt jalga. Selles telgis on siis Tallinna Televisiooni saategrupp ja loomulikult on ka meie ninaesi seest hoolitsetud ja meie headeks naabriteks on Buranovski ja baabuski. Praegu need super tütarlapsed maitsevad õhtueined, mille on Eesti kokad nendele teinud ja ühte võin kinnitada, et Setomaa maasikakast on peaaegu tühi.